Tervist! Selles videos olen ma Põhja-Soomest laagris, valmistun esimeseks maailmakarika etapiks, mis toimub siis Rugal, aga näitan siis enda trenne, kuidas ma valmistusin selleks ja kõike seda puhkuse ajal. Ja puhkuse ajal juhtuski üks huvitav asi, mis ma ei oodanud, et ma teen. Selle peale läks raha, aga igatahes jah, näete seda kõike selles videos. Tulime Levimäe otsa, vaadet väga palju ei ole. Ma ei tea miks, aga minu loogitas ei saa ilma discgolfita. Sest nagu mul oli teda autos ja vookatest alates ju, sest ma võtsin kaasa. Ja mida me näeme siin, kui me kõndisime siin? Mida me näeme? Seal on korv. Nii et ma pidin need ära tooma ja proovime siis. Oh, it's kind of good. Par 3, siuke 60 meetrit, 5 meetrit alla mäge, no võib-olla võiks rohkem. Vaatame. Oh, skipiga sisse. Oi! See läks natuke kaugele. See on lühem, kui ma arvan. Oh, see on hea. Ai! Okei, vaatame. Putti paneme ära ikka. Oi! Ja kas paneb putti ära? Pole hullu tegelikult. Võtab parri või... Oi, libises alla! Libiseb alla! Oi, mu kõttad on läinud, kui see juba libiseb. See ikka veel libiseb. No nii, ma jätsin ikka mingi 10 ikka pikaks. Proovime. Okei. No nii. Vaatame. Ja põhimõtteliselt käisime seal diski ära, on ju. Ja siis ma lasin endale kerge juuksuri. Who the f*** is that guy? Siit ääred lühemaks ja tagant, ma ei tea, kuidas tundub, päris okei tundub tegelikult mulle. See oli vajalik. Siis Niks oli kohvikus sellel ajal, kui ma olin juuksuris. Me tulime kohvikust ära, siis kõndisime siia poole. Siis ma olin nagu, ma vets oda, et lähme siia Zero Pointi, siin on vets, vaata. Okei, käin vetsus ära, kus Niks on? Ei leia. Siin poes. Lähme poodi, otsin Niksi üles, okei, räägime juttu ja siis vaatame Oakleid. Lähme vaatame siis neid Oaklesi. Siin on need prillid, kus on kaamera. Siis ma nagu ei, ma tahtnud seda. Ja no ma pidin seda tegema. Ma ostsin endale prillid. Oakley, Meta, Vanguardid ja nii, et ma saan nüüd proovida neid. Ülilahe. Nagu ma ei suuda oodata, ma pean selle juba lahti tegema ja... Oi. Nüüd on siit lahti ja... Väga fancy. Oota, nii. Okei. Nii, siit tulevad need prillid siis välja või? Oi. Võtan uue soengu ka välja ja nüüd panen pähe. Need on väga kiired ja need on väga... See räägib muga juba. Aga need on päris kerged. Need on väga kerged. Mis on su reaktsioon sellisele asjale? Oh my god. Kus sa need välja võlusid? Levisin või seal S-Marketis ei ole neid ja? Oh my god. Väga crazy ju. Nii, aga proovime ära siis. Siit karbist tulevad need asjad välja, seda kohta te nägite. Aga kui see päriselt töötab, seda hetked ei ole näinud. Kunagi mul olid siuksed kuldsed, need ei olnud mu lemmikud, aga samas need on veid siuksed suuremad, laiemad. Nii, nüüd läks tööle, ma kuulsin midagi. Ütles, et akku on 100%, mis on väga hea. Nii, võtta, kas te kuulete seda või? Hey Meta, what am I looking at? Tegi pilti. You're looking at a camera mounted on a tripod with various settings displayed on the screen. There is also a lamp and some other objects in the background. Ehk siis targad prillid. Ja siis ongi põhimõtteliselt, hey Meta, start recording. Nii, nüüd hakkas filmima. Siit on näha, see flashib ja näete, see on mu vaade praegu, siin on see kaamera. Aga lähme proovime siis trennis ära, kuidas trennis see on. Nii et
meil on küll mingi päris krõbe külm siin, aga ma arvan, et rahulikult sõites saame hakkama täna. Nii, paneme Fordi joogi valmis põntsusse. Kahjuks YouTube'i jaoks on jah see vale formaat, aga ma saan näiteks zoom inida või siis teha mingit muud moodi seda. Ehk siis jah, siis nagu on YouTube'i jaoks ka okei. Aga jah, ideaalis võiks ju laiupidi ka filmida saada, aga noh, küll kunagi tulevikus. Jook on olemas. Olen suht sujalt riide pakitud. Vaatame, nüüd saapad alga panna. Nii, võtsin suusad, kaikad ja kõnnime suusarajale. Paneme suusad jalga. Ma ei tea, kuidas kvaliteet tundub. Täitsa ilus on täna siin olasel. Minust oleks üle lahe, kui nagu oleks see ka hästi näha, mis mingi pulss on ja sellised asjad, kiirused. Nii, näe, pulss tuli. Oi, 100 pulss. Nii, ja leidis GPS-i ka, nii et lähme. Mõnus kriuks. On täna, sest on külm. Ja noh, mikrofon ka. Huvitav, noh, pigem vist on okei mikrofon, ma arvan. Nagu siuke okei, see kriuks võib-olla häirib. Aga ta on nagu rahuldav, väga rahuldav. Nagu minu jaoks ongi see, et see on päris mugav mul filmida sellega. See on mul lihtsalt peas. Nagu ma muidu kannaks prille, siis ma korra ütlen lihtsalt, kuule, et pane filmi või siis vajutan seda nuppu, mis on ääres ja on ka olemas. Ei tea, läbi prillide näeb päris ilus siuke roosakas taevas välja. Nii, 23 kitti tunnis ja näete ikka. Ja päris mõnus. Nagu, mis vaade seal on. Nagu, see on pilve sees, sest nagu see seal on väga küll. Marko läks jõusaali, ta saatis -28 oli. No siin tundub jumal okei, et nende kõrgemal lähme. Seda soojem on, teisi ka alt tuleb. Ei päris ilus, aga jah, sinna ei tahaks minna, see on mingi -30. Ei, kena. No nüüd tegime tiksega vahetuse, on mingi ka näha. Ega rohkem vist teha. Kuidas tehnika tundub? Väike võrdlus niks filmi prillidega. Ma telefoniga laseme siit laskumisest alla. See on täitsa kaunis laskumine. Kuigi päike vist väga kõrgel ei ole praegu, aga ilus on ikka vaade. Ja noh, siin on tõsiselt kaunis vaade, aga metaprillid said otsa. Huvitav, et nii kiiresti. Aga noh, okei, päris külm on ka õues. Ehk siis jah, nagu nüüd hommikul väga üldse ei tahtnud see aku kesta. Mingi klipid said minu arust täitsa mugav asi, kui soojem on võib-olla veel väga lahe asi. Ehk siis jah, ma arvan, et ma väga ei kahetse seda ostu, pigem ma olen rahul. Nagu mõtlen mingi ala veerandfinaalis pähe panna filmima. Tunduks päris hea. Ma ei tea, kas muidugi mu treenerid seda lubaks, aga see on nagu, samas ta ei ole raskem, aga kui siis mingi paar grammi ja noh, okei, võib-olla mingi 100 grammi. See on nagu palju, ma ei tea, et nagu palju raskem, et ta kindlasti ei ole. Ma ei tea, kas see nagu aeglasemalt suusutama paneb. Aga jah, Rugani on nädal aega, natuke vähem tegelikult praegu, kui ma seda filmin. Ruga ongi järgmine MK-etapp, valmistun selleks praegu, aga täna on hommikutreeni tehtud, siis nüüd ma vaatan suusutamist. Kõik teised asjad said juba läbi, ainult Norra käib veel. Soomlastel oli sprint ja Rootsis oli ka klassika 10 kilti nagu ka Norras. Ja päris huvitav on vaadata, sest noh, seal Norras on päris kõva konkurents. Ja Alev võistleb ka, et saab huvitav vaadata, kuidas tal läheb seal. No see on nii haige, see vend ei kaotagi ühtegi võistlust see aasta või. Vend tuleb rahulikult finišisse ja võidab lebolt. Ei, see on pekkis. Vend tahab teha hooaja, kus ta vist ei kaota ühtegi võistlust. Praegu tundub, et ta on reaalne. Arvatavasti ta selle võidab, sest tal on 2-2 juba eile võitis sprindi. Mis see siis tähendab, palju Alev kaotas? Päris karm, jah. Alev kaotab 1.55 klae pole. Aga okei, ma teen nüüd une. Päris pikalt sai juba suuska vaata, aga õhtul on ka trenni, et peab puhkama. Olusel treenides tegin siis ka ühe tugevama ja siuke arendava trenni.
see oli täitsa hea. Ma arvan, et ma olin rahul, aga tõsiselt külm oli, ei olnud mugav seda teha. Et kui on niisugune krõbe külm, siis ei ole kopsudel kõige parem ja kandsin seda maski, mis ei ole siis väga mugav, siis tuleb vähem õhku. Igatahes selle trenni sain tehtud, aga vaatasime ilmateadet ja saime aru, et Olosel ei lähe soojemaks, ehk siis tuli otsus, et niikuinii on vaja Rugale minna, et hea küll, lähme paar päeva varem lihtsalt, saame normaalses ilmas teha selle kõige tugevama viimase tähtsa trenni enne Ruga MK-etappi ja jah, seda me tegimegi. Ehk siis me oleme jõudnud Rugale. Ma olen Imbilinna tõusu otsas ja jah, nii külm, nagu ma rääkisin, nii külm Olosel, et ei kannatanud. Kiired plaanimuutused, tulime Rugale, et siis tänane tähtis trenn, kiire trenn saada teha korralikus ilmas ja siin on veidi võib-olla on tuuline, aga on suur vahe, kas on -20 või -7 ja natuke tuult. Ehk siis siin on kõvasti parem. Aga jah, meil on üks pikk lõik ära ja siis on 5 korda minut. Ma panen selle ajaks prillid pähe. Ehk siis näete, kuidas ma teen neid kiiremaid lõike. Ehk siis jah, näeme seal. Oi, tere hommikust! See on hea, sest tuleb hea tulema. Tuleb väikse number või? 72 lõpus ikka veits mõõda. Okei. No nii, nüüd läheb asjaks. Enne sai mingi laktaadi kätte, aga see masin jamas. Ja nüüd minutilised. Ma näes, ma võin seda lähed ise. 3, 2, 1. Jep, minut. Nii lihtne oligi. Me oleme kohe alles. Kas paneme nagu otse üles või teeme sprindi mingi? 30 sekki. Pulss taastub ilusti. Et vist on vara veel. Ei saagi minna. Pulss taastub ilusti. Ja väga hea. 2, 1. Kolmas algab. 2, 1. Kohe tõusab. Tegelikult ainult 2 veel. Ja praegu on päris okei tunne. Ainult ma pean vaatama. Ma pean siin üleval vist ühe veel tegema. Ja siis viimase äkki sama, mis esimese. Saab seda viimast sprindi tõusu proovida. Keeran ära siis täna. Korra paus. 40 sekki. Kusjuures, see oli kuradi raske. Oi, okei. Peab veel tegema ära. See oli raske. Nüüd tuleb see 70 kitti tundis laskuma üle.
ja viimane. Viimane. Ehk siis jah, selline oli viimane sihuke tugev ettevalmistav trenn enne Ruga MK-etappi, enne olümpiahooaja algust. Noh, nii-öelda MK-etapid on need, kus see aasta olümpiale saab kvalifitseeruda, nii et selle jaoks on tähtis seal hästi suusatada. Esimene etapp juba ongi siis homme teie jaoks või siis oleneb, millal te seda videot vaatate. Aga mis mul on veel öelda, on see, et jätke kommentaaridesse, mis te arvate nende prillidest, kas ma võiks neid videosi kasutada ja kui kasutan, siis kas ma nagu zoomin niimoodi sisse või siis ma ei zoomi sisse, jäävad need mustad ääred või siis ma need mustad ääred võtan ära. Igatahes võite öelda, mis te arvate nendest prillide kvaliteedist ja kõigest sellest, et kas on mõtet teha neid videosi, et võib-olla on niisugune teine perspektiiv. Need 5x1 minut, mis ma tegin, et seda ma ei oleks nii palju näidata saanud, kui mul neid prille ei oleks, et ma arvan, et kindlasti ma kasutan seda, aga võib-olla jah, et kuidas nagu kõige rohkem teile meeldiks seda vaadata. Ehk siis jah, ma arvan, et niisugune sai see video. Järgmine video ongi siis Rugal ja näitan, kuidas esimesed maailmakarika etapi stardid läksid, nii et näeme seal. Aga seniks pange videole like, kui see video teile meeldis, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Ta on siit tumedad, aga tegelikult ma isegi kanda näen praegu.